Teksapükste parandus Sashiko tehnikaga. Minu teksapükste sääred on kulunud ja ühe sääre sisse on tekkinud juba auk. Otsustasin parandamiseks kasutada Sashikot, et parandada ja tugevdada kulunud kohad. Selleks traageldan paiga pükste külge. Aga enne seda panin sääre sisse raamatu, et ma ei õmbleks püksisäärt omavahel kokku. Selleks võib kasutada ka muid käepäraseid vahendeid. Traagelduse lõpetuseks teen ühe kinnitava piste. Ja lõikan niidi läbi. Tegin ringikujulise šablooni, mille märkisin 4 võrdseks osaks. Asetan šablooni paiga keskele ja kangakriidi abil märgin kogu mustri kangale. Oluline on märkida kangale need 4 punkti, mis on šablooni peal. Järgmist ringi joonistades jälgin, et märgid läheksid omavahel täpselt kokku. Nii jääb muster korrektne. Muster võiks minna natuke üle paiga, et servad jääksid tikkimisel kinni. Mina kasutan tikkimiseks mulineed, kuigi on olemas ka spetsiaalne Sashiko niit. Niidi otsa sõlme ei tee. Esimese pistega lähen suvalisest kohast töö sisse ja tulen nõela otsaga mustri pealt välja. Teen väikeseid võrdsete vahedega eelpisteid. Eelpisteid tehes vaatan, kus oleks kõige loogilisem järjest edasi liikuda. Kui soovid, võid enne tikkimist kavandada mustri ka paberi peale. Nii saad vaadata, milliseid jooni esile tuua või milliseid värve kasutada. Kui oled jõudnud töö lõppu, tule viimase pistega töö taha ja tõmba nõel pükste säärest välja. Pööra töö pahempidi, tõmba kõik niidiotsad töö pahemale poolele ja kinnita need pistete alla. Mul tekkisid mustrid tikkides töö tahapoole pikad niidijooksud. Sina püüa neid vältida, sest kui sa pükse jalga paned, võivad varbad nende taha kinni jääda. Võtad traagelniidid välja.
ja töö ongi valmis.